Eesti karate ajaloos. Ma hea meelega ei ütleks midagi, annaks sõna nendele inimestele, aga kuna ma olen selle raamatu koostaja, siis arvati, et midagi võiks rääkida. Nii et ma teen hästi lühidalt. Alustan sellest, et tutvustan tänast üritust. Ma räägin mõne sõna raamatust, siis tuleb karate number. Selliseid numbreid minu teada vist ei olegi tehtud iseseisva Eesti ajal. Nii et natukene nagu sellise klassikalise ajastu vaimus, 80-ndate vaimus, kui tehti hästi palju demonstratsioone. Ja pärast seda numbrit siis tuleb väikene karate teemaline vestlusring. Ja pärast vestlusringi täname siis neid, kes selles raamatus osalesid ja inimesi, kes toetasid raamatu tegemist. Et mis ma siis oskan öelda, et selle raamatu algidee tuleb Edward Nillilt, kunagiselt karatejuhilt. Et 2 aastat sai seda raamatut tehtud, et see oli väga pikk, väga pingeline, väga keeruline asi ja vahepeal oli momente, kus tundus, et ta ei saagi valmis väga erinevatel põhjustel, aga ometigi sai ja selle üle on tõesti nagu hea meel. Mis raamat see siis on? See on raamat Eesti karatespordist, mitte karateest, vaid just nimelt sportkarateest. Minu mõte oli see, et võiks teha raamatu inimestest ehk siis nendest, kes seda karatesüsteemi üles ehitasid, kes võistlesid, kes tõid meile need suured auhinnad. Et see ei ole siis niisugune klassikaline ajalooraamat, faktidel põhinev teos, aga see on ühtlasi siis raamat inimestest ehk siis karate läbi inimeste lugude. Ja tahaksin öelda, et ta on ikkagi suures ulatuses intervjuuraamat ja minu arust niimoodi ongi kõige parem. Et kes on raamatu siis esindatud on, sest sellise raamatu puhul on alati küsimus, et keda võtta, keda jätta. Et kohe alguses teadvustasime, et raamat võib laiali minna, sest igal asjal on omad piirid ja leidsime, et siis proovime kaasata rahvusvaheliselt kõige edulisemaid sportlasi. Ja loodetavasti ta siis vastabki sellele nõudele. Et arvan, et raamatud, nad on lugemiseks, mitte rääkimiseks. Et võtate selle raamatu kätte ja teksti siis ise näete, kuidas see asi on lahendatud, kas ta on hästi või kuidagi muud moodi, saate anda hinnangu. Et rõhutaksin veel lihtsalt 2 momenti, et üks on see, et kui näete midagi laita või midagi täpsustada või on mingisuguseid muid kommentaare, siis ärge hoidke neid enda teada, jagage. Võib-olla saab tulevikus paremini teha, sest niisuguse raamatu koostamisel on ju alati see probleem ka, et väga raske on määratleda fotosid, on hulk detaile, mille puhul ei olegi nagu allikaid, millele toetuda. Et kui on midagi sellist, siis andke lahkesti teada. Ja lõpetaksin oma sõnavõttu siis sellega, et täna hommikul sellele üritusele mõeldes tundus kuidagi väga sümboolne, et see toimub 9. mail. Et miks see on sümboolne, et võib-olla just sellepärast, et kui karate alguse sai juba 70-ndatel, et siis tegelikult ta ei olnud ju ainult sport, ta ei olnud ainult kunst, et ta sümboliseeris veel midagi. Ja see oli ikkagi ühe väikerahva esindajate võitlus ja enese niisuguse, kuidas öelda, suurelt näitamise võimalus. Ja sellega ju Eesti sportlased said üli hästi hakkama, et nad näitasid kogu Nõukogude Liidus ja hilisematel aastatel, kui võimsad me oleme. Et karate sündis sisuliselt nullist väga kiiresti, sai see süsteem sisse. Ja väga kiiresti ikkagi saavutati nagu erakordseid tulemusi, nii et sellel on siis täna hea mõelda. Et nii palju siis praegu sellest raamatust, lugege seda, otsustage ise, aga ma kutsuksin siia Heerik Tölpti, sest tema on võtnud kaasa oma õpilasi, kes siis näitavad meile natuke ka, mis asi on see karate. Et Heerik siis võiks tutvustada tüdrukuid. Tere, jah.
rõõm ja suur au siin teiega koos olla sellisel põneval üritusel ja küsite, et kas oleks mõned vahvad tüdrukud või poisid, kes näitaksid karateed ja loomulikult me oleme selleks alati valmis ja nõus. Ja praegu tüdrukud näitavad siis karate ühte osa, see on kata, võitlus kujutelda vastasega, nad teevad seda võistkonna kata näol ja see on ka võistlusvorm, mida väga palju siis harrastatakse ja need samas tüdrukud on siin mitmekordsed Eesti meistrid ja on tulnud ka Põhjamaade meistristel medalitele, nii et see tase on selline, mis teeb neile ja meie klubile ainult uhkust. Nii et hakkame siis kohe pihta. Natuke kommenteerin ka, pange väike muusika taha. Kata on siis võitlus kujuteldava vastasega. Katasi on karates hästi palju. On algajate katad, on edasijõudumate katad, on meistrite katad. Ja vastavalt tasemele siis õpitakse, harjutatakse katas, nagu koolis klassist klassi minnakse, õpitakse ja harjutatakse. Ja see ei ole mitte ainult füüsiline pingutus, vaid siin on oskus keskenduda, häälestuda. Ja tehniline pool on siin ääretult tähtis, kõik tehnikad liigutus, mis nad teevad, on ka kata punkais. Kata lahti mõttestuses ka kindel tähtsus ja kõike seda õpitakse pikki aastaid. Nii, nüüd nad näitavadki punkaid, kata punkaid, seal on nagu täpselt siis kõike kata liigutusi liikumise me praegu ära ei näita, aga mõningaid väljavõtted siis nendest liikumistest, mis nad just praegu tegid. Ja siis on näha, et seal on ka reaalset liikumist ja võitlust. Samas tüdrukud on vabas võitluses väga pädevad ja alles hiljuti Tallinna meistrivõistlustel nad võistlesid ka komitees, aga väga tublilt. Nii et karate ei ole ainult tehnikaharjutus, vaid kindlasti ka reaalne võitlus ja oluline on see just, et läbi karate just arendada neid omadusi, mis muudavad need elu mitmekülgseks, huvitavaks ja kindlasti väärtuslikumaks. No nii, nüüd võib aplausida küll, ma arvan. Tüdrukud, aitäh teile! Tere kõigile! Nii, kõigepealt ma ütleksin, et rõõm on teid kõiki näha, sest siin on väga palju Eesti legendaarseid karate inimesi, kes olid Eesti karate sünni juures, kes viisid Eesti karate spordi nii kõrgele, kus ta on ära käinud. Igal juhul mul on väga suur au teid täna siin kõnetada ja hakkame väikest vestlusringi tegema. Aastal 2006 karates maailmameistriks tulnud Marko Luhamaaga. Paluks Marko siia. Saate tuua nüüd. Nii, Marko. Tema treeneri Jüri Posti, kus tõres väga huvitav kõike näha. Aeg on kõvasti tööd teinud ja me kõik oleme muutunud. Aga me oleme muutunud paremuse suunas. Ja Raivo Kütt, kes juhtis Eesti Karate Föderatsiooni, Eesti Karate Liitu 15
aastat. Teeme sellise improviseeritud vestluse. Kui mina Eesti Televisiooni tööle läksin, siis karate vastu väga suurt huvi ei olnud, et mul oli selles mõttes plats puhas. Ma hakkasin karateed valgustama, näitama, rääkima ja see oli hästi põnev aeg. Aga kui ma istusin kui ma teeksin sellise paralleeli, me teame kõik, et karate oli äärmiselt populaarne 70-ndate lõpus, 80-ndate alguses ja minu meelest samasugune populaarne spordiala oli Nõukogude Liidus, kus me olime osa siis okupeeritud alana riigina, ka autoralli. Ja ma ise mõtlesin, ma olin väga noor spordihuviline, kes tegelikult väga jälgis sporti. Ise käisin ka karatetreeningus, Peep Kirsipool oli minu treener. Ja siis ma mõtlesin tol ajal, et meil on ju liidu meistrid karatees, kokku siis Eesti sportlased võitsid 8 liidu meistrikulda. Et maailmameistriks mitte kunagi vist tulla ei saa. No lihtsalt Nõukogude Liidu sportlased ei saanud ju esindada või maailmameistrivõistlustele sõita. Ja sama oli ka autorallis, kus me kõik, Eiki Ohu, Toomas Tiiner, Vello Umpuu, neid nimesid on palju, Vennad Metsad, olid ju kõik NSV Liidus absoluutselt tipus. Liidu meistrid, hõbedad, pronksid, mida kõike. Ja ma siis mõtlesin ka, et maailmameistriks autorallis mitte kunagi eestlane vist tulla ei saa. Aga aeg õnneks muutus. Kõigepealt tegi nendel 2 spordiala otsa lahti Marko Luhamaa, võitis 2006 aastal maailmameistri tiitli Eestile. See on ainus seni MM-tiitel, ma väga loodan, et see ei jää viimaseks. Ja Ott Tänak võitis ju aastal 2019 maailmameistri tiitli autorallis. Nii et aeg ikkagi võib muutuda. Aga tulles tagasi karate juurde, siis me teame, mida karate tähendas 70-ndate aastate lõpus, 80-ndate alguses. See oli enneolematult populaarne spordiala mitmel erineval põhjusel. Ja ma sirvisin seda raamatut, mille Riho Paramanov on kirjutanud ja kokku pannud. Äärmiselt huvitav lugemine, meenusid, mälestused tõusid esile. Oli väga-väga lahe lugemine, üle 500 lehekülje on see raamat kokku. Ja sealt me saame siis minna tagasi ajas algusest peale ja vaadata siis, kuidas see tegelikult see karate algus oli. Aga räägime siis sellest sündmusest, mis oli aastal 2006. Marko ja Jüri ja Raivo, kes tegelikult aitas presidendina kogu sellel asjal hinge sees hoida ja luua võimalusi. Et Marko, uskusid sa ka, kui sa alustasid karate treeningutega, et sa võiksid tulla maailmameistriks? No algus kindlasti mitte. Et kas ma nüüd uskusin või kas ma tahtsin? Ma arvan, et algus ma tahtsin seda, aga esimestel aastatel ma võib-olla ei julgenud küll uskuda. Aga me kõik teame ja tunneme Jüri Vosti, kes mõtleb väga filosoofiliselt, kes alati mõtleb mitu sammu ette, kes analüüsib, kes mediteerib, kes teeb kõik selleks, et teha see teekond võimalikult, kuidas sina leiad paremad sõnad, aga põhimõtteliselt teha see teekond avatuks Marko jaoks, kes hakkas seda rada tallama ja ütles sulle kohe veel vestluse, ma lugesin raamatust, et ta tahab tulla maailmameistriks, olümpiavõitjaks ei saa tulla, sest olümpiaala ei olnud karate, tol hetkel Tokyo olümpiad oli ja enam ta kahjuks uuesti ei ole, mis on minu jaoks probleem, et võiks ikkagi olla, see annab alal alati võimsust juurde. Aga kuidas sina mäletad seda algust Markoga, sest see lõpp oli ikkagi fantastiline, aga see kuld ei tulnud ka just kergelt. Ma mäletan seda, et kui ta tuli meile trenni, siis kõigepealt ta käis algajate trennis, minu õpilaste trennis
ja mingil hetkel, ma ei tea, kaua sa olid käinud, mingi aasta või siis toimus see klubi võistlus, kus siis Markot ma vaatasin ja imestasin, et kiirus oli ikkagi nagu väga hea ja näha, kohe oli selge pilt, et sellest mehest võib midagi saada. Ja Peeter Saar käis oma poistega juba seal Bratislava võistlustel, minust ma vaatasin seda linti ka, kus ma nägin, et üks Euroopa tipptegija tegi nii kiiresti, rünnak oli nii kiire, et ma vaatasin, kus mul video läks nagu sassi, hakkas nagu kiirruubis tegema või ei kerisin mitu korda, tõesti oli nii kiire. Ja pärast, kui ma vaatasin seda klubi võistlust ja järgmise võistlusi Markol, siis ma vaatasin täpselt sama efekt. Markol ka siuke tunne, nagu kohati läheks kiirruubis, et see ei ole vist võimalik. Aga kuna ta tuli 5 võistlusest ja tal oli see vehklemine ja mis iganes, sõnaga see start oli niivõrd kiire, ta oli mingil määral ka sportlane. Et sellepärast ma julgesin ka öelda neid sõnu välja ja minna tema vanemate juurde rääkida, et teeme maailmameistri tiitli. Et midagi oli näha, kuigi komplektist oli väga palju puudu, aga midagi oli näha, et teatud tasemele me jõudsime juba väga kiiresti, tuli juuniorides Soome meistriks ja ma mäletan, kui Eestis oli üks turniir, mingi rahvusvaheline ja siis sattus kokku Gennadi Kalkiniga, väga tugev võitlejaga ja siis oli see umbes niimoodi, et Kalkin vaatab, mis mees selline on, tundmatu nägu. Umbes nii, et pani natukene gaasi juurde ja Marko vaatas, et mis see mees selline on, et tahab siin nagu väga kõva mees olla. Ja siis Marko isegi napilt võitis ja siis pärast Gennadi tuli minu juurde ja ütles, et sellest tuleb sul väga kõva mees. Tänavu siis möödub 19 aastat sellest, kui Marko võitis maailmameistri tiitli. Mida sa sellest päevast, Marko, mäletad? Väga ei mäleta midagi peale võidu. Aga enne sul oli ju pronksi kohtumine, mille sa kaotsid päev varem. Päev varem oli 2. Päev. Jah, seda ma mäletan, et see kaotus oli absoluutselt teine kõikidest eelmistest 5. kohtadest. Et tõesti nagu vihastasin korraks, viskasin hamba kaitsmed kuhugi tribüünide taha, pärast käisin järel ära. Vaatasin 5 mingi pealt järgi, et ma käisin neid otsimas ja läksid kasutuks edasi. Aga ma mäletan seda, et mingi 10 minutit pärast seda kaotust või niimoodi natuke hiljem oli sees täielik rahu, et sellist tavapärast kaotuse üleelamist ei olnud. Et see tundus sellel hetkel nagu, et nii on ja nii on määratud ja ma olen sellega täiesti rahul. Meie ajakirjanikud jälgisime Marko Luhamaa karjääri tegelikult ju algusest lõpuni välja ja me hakkasime ühel hetkel tähendama, et paremat 5. kohast ei tule Marko Luhamaal. Kogu aeg on 5. kohad. Kui ma õigesti mäletan, see aasta 2002, Raivo, oli meil Euroopa meistrivõistlused siin organiseerida, mida sinu juhtimisel siin Eestis tehti. Ja Marko, kas olid 5? Järelikult, ma ei tea. Räägi mulle, mida sportlane tunneb sees, kui ta tiitlivõistlustel läheb tipuvormis, kõik tegelikult märgid näitavad, et võib väga hea võistlust olla, võib medal tulla näiteks, on ju spordis kunagi see pole ju garanteeritud. Aga sa saad, kui ma eksin, sa olid 8 5. kohta enne, kui sa tulid maailmameistriks. 7 sai, jah? Mida sa siis ise tunnetasid sees? Kuidas sa läbi elasid seda? Varasemalt ma elasin väga raskelt läbi. Loomulikult esimene 5. koht vist tuli Tenerife äkki 97. See oli mul siuke nagu andis power, et just ikkagi käibki mul esimene Euroopa meistrivõistlus täiskasvanud oma. Sellel hetkel oli kindlasti ülim tulemus ja andis palju motivatsiooni ja usku, et kõik on võimalik. Seda enam, et ma kohtusin juba selle võistluse valitsevate maailmameistrite ja Euroopa meistritega. Tuli mõlemad ühes alagrupis mul käisid vastu ja jäi mulje, et
et polegi midagi kosmilist. Tuleb hästi teha ja kõik on võimalik. Aga finaal ise, vähemalt numbrite järgi tundus kerge olevat, kuidas sulle tagantjärele meenub see maailmameistritiitli võiduga lõppenud kullamatš? Ma olen jah seda finaaligi vaadanud päris mitu korda ja seda tunnet võib-olla on raske kirjeldada tagantjärgi. Aga ma arvan, et nagu Jüri ütleb, et mingil hetkel on nagu sportlane küps, siis mulle endale meeldiks ka öelda, et selle viimasel võistlusel ma olin hoopis teistsugune kui kõikidel varasematel tiitlivõistlustel. Et kuidas seda nagu lahti seletada, kirjeldada, see päris keeruline. Nii. Raivo, sa juhtisid 15 aastat Eesti Karate Liitu, ka mina olen olnud 2 aastat golfiliidu president. Kui raske on olla ühe alaliidu president Eestis, kus raha on vähe, kõik tunnevad kõiki, käib kõva võitlus meedia tähelepanu nimel, sponsorite nimel, et kuidas see töö sulle tagantjärele tundub? Eks ma siis olin noorem ja ilmselt aktiivsem, et ega ta kerge ei olnud, aga ega ta nüüd ka midagi ülemõistuse ei olnud, et mulle meeldis see, et õnnestus tuua Eestisse 2 Euroopa meistrivõistlust ja tegelikult mille poolest need olid nagu tähelepanuväärsed, olid selle poolest, et see jällegi ühendas seda karate seltskonda. Väga paljud siin olijatest, vanematest tegijatest tulid jällegi vabatahtlikena võistlusi organiseerima, seda läbi viima, see oli nagu sihuke nagu üks suur pere, et ma ei oska öelda, kuidas ta nüüd täna on, aga tol ajal ta oli nagu päris meeldiv tunne. Ja seda entusiasmi oli päris palju ja tegelikult, kui me juhatuses võtsime vastu selle otsuse, et Eesti Karateka maailmameistriks, siis tegelikult me ju ikkagi kõrva taga pidasime silmas Markot, et oli mingeid muid variante, aga ma ütleks selle peale niimoodi, et miks Marko, et mul tuleb meelde üks meremees, kui ta käest küsiti, et tegi purjekaga ümber maailma reisi, et kuidas sa julgesid, et mis selleks vaja on. Et siis ta ütles nagu kuldse mõtte, et midagi elus teha, läbi viia, selleks on vaja 3 asja. Selleks on vaja tahtmist, oskusi ja vahendeid. Ja kui mõelda tagantjärgi Marko puhul, siis kõik need olid tal olemas. Oli tohutu tahe, olid oskused ja olid vahendid siis, mida andis eeskätt Jüri. Ja ma arvan ka föderatsioonina suutsime teda toetada, et sellepärast see tiitel ka tuli ja kindlasti, tagantjärgi võime öelda, et kindlasti toetas seda ka Tampere, eks ole, et see oli selline kodune tunne ja publik oli ilmselt ka rohkem Marko poole peal, kui oleks kuskil mujal riigis olnud, aga Marko vääris seda võitu täiega, et minust isegi tähtsam kui see finaali võit oli tegelikult poolfinaali võit prantslase üle, mis oli nagu väga tugev vastane, eks ole, ja minul oli küll hirm, et siit jälle Rossi matš nagu tuleb, eks ole, et kui vaadata lihtsalt meeste tiitleid ja selliseid tulemusi, aga õnneks ajalugu ei kordunud. Kas oli 5-4 või? Jah, 5-4 oli jah. Aga muuseas see aasta 2006, kui Marko Lohamaa tuli maailmameistriks, oli Eesti spordis väga edukas aasta, sest Torino olümpiad võideti 3 kulda, kergejõustiku juunioride maailmameistriks tulid Kairi Leibak ja Marek Niit. Et igal juhul oli kõva aasta ja kroon sellele oli loomulikult Marko Lohamaa maailmameistri tiitel. Raivo, aga sa alustasid ju karate spordiga just sellel kuldsel ajal, kui karate oli Eestis niivõrd populaarne, et kõik tahtsid karateed teha. Ja karatekad olid ikka popid poisid, mäletan Ala Eichelt ja tema laul Tühja käega lööb televisioonis ja kõik need Allan Runnel ja need nimed siin kõik Lembit Kolgi eestvedamisel. Me elasime muuseas Lembit Kolki ühel tänaval Sides Rahumäel ja Ala Eichel oli ka, nii et ma olin enam-vähem naabrimees oli 2 korufeega siis Eesti karate maailmas. Aga kuidas siis see karate nagu lummus sinu jaoks nagu väljendus? Ma arvan, et siin paljud siin olijad ju mäletavad neid ikkagi Kalevi hallis legendaarseid võistlusi, kus publik oli äärest äärele täis, eks ole, ja see melu, mis seal ümber on, et õnnetuseks ei tule need ajad ilmselt enam küll kunagi tagasi, aga me võime õnnelikud olla, et me oleme selliseid aegu näinud. Aga ma mäletan väga selgelt, et keskkoolis, kui ma karate avastasin, siis oli seina peal kuulutus, et otsitakse 2 trenni, otsiti lapsi, siis
otsiti judosse ja karateesse. Et kui ma mõtlen nagu tänases pilgus, siis noh, judos otsitakse ikka edasi judosse, aga kui me täna räägime karatees, siis see karate ei ütle paljul juhul enam mitte midagi, eks ole, et see stiile nii palju ka Eestis siin, nad on suhteliselt erinevad, kui kõva on täiskontakt, poolkontakt, näkku lüüakse, ei lööda. Et täna on kindlasti see asi nagu lahjemaks muutunud ja noh, eks internet on see, mis tapab ju kõik, et see on nagu saatanast, et selge see, et enam seda ei ole, aga ma arvan, me võime olla selle võrra õnnelikumad, et me oleme neid asju näinud. Kui palju see annab tõuke, et ta oli ikkagi olümpias, Tokyo olümpial, olümpiakavas? Ta andis, aga seda, ma arvan, seda valusam on see tagasilöök pärast seda, kui ta pärast jällegi uuesti välja võeti, et see kindlasti on korvamatu kaotus. Ja viimane teema, mis ma tahaks rääkida, kuidas on meie noored Jüri-Post, et kui palju jälgid Eesti karateed selles mõttes, et kas meil on Marko Luhamaa siit tulemas? Et kahjuks ma ei ole selle asjaga väga kursis, aga ma olen jälginud üldse nagu kui näha telest ja et mis nagu toimub. Et selles mõttes, ütleme, mis puutub tehnikasse, taktikasse, ma arvan, et kuna me olime sel ajal ajast korralikult ees ja mõnes mõttes me oleks veel ikka ees. Et need mõningad sellised põhiasjad, mille kaudu, nagu ma püüdsin siis asju meie jaoks kasulikuks ajada, et neid ei ole veel läbi ammustatud, nimelikul kombel, kui see ka ei ole. Aga mis puutub üldse sellesse, et me nii kaugele oleme jõudnud, siis ikkagi tänu kõigile, ilma selle organisatsioonita päris algusaegadest pihta, kõigi teie panuseta ei oleks see tipp nii kõrge olnud, see on täiesti selge. Et selles mõttes tõesti suur aplaus kõigile, kes kunagi üldse karateed Eestis arendanud on. Ja ma arvan, see tuleb selles raamatus väga hästi ka välja. Aitäh, Raivo, Marko ja Jüri selle vestluse eest. Kutsume siia Riho, kes tahab tänada raamatuga, kes aitasid kaasa raamatu tegemisel, koostamisel. Anname sõna järje Riho. Nii, nüüd oleme karatest rääkinud. Nüüd siis on aeg tänada neid inimesi, kes sellesse raamatus ühel või teisel viisil panustasid. Mul on siin nimekiri, see on päris pikk, 35 nime. Ma alustaksin nendest kõige väärikamatest, ehk siis ikka tagant ettepoole. Ja kuna aeg ju maksab ja on hiline õhtutund, siis ei hakka nagu pikka juttu tegema, ei hakka nende inimeste saavutustest rääkima, selle jaoks ongi see raamat. Et saavutused on seal kõik ilusasti olemas, aga ma teatud juhtudel võib-olla ütleksin mõne sõna just selle koha pealt, mis puudutab konkreetse inimese seost selle raamatu tegemisega. Et kõigepealt siis kutsuks Edgar Jõelehe. Et Edgari kohta ma ütleksin siis niimoodi, et tema on Eesti karate raudvara, A ja O ja ma arvan, et temalt oleks seda raamatut ülikeeruline, kui mitte võimatu teha olnud. Et algusest lõpuni on ta siis selles protsessis tegev olnud, et suur aitäh Edgarile. Et mida me siin praegu teeme? Et Kaido Randalu on siia välja pannud 2 raamatut, et me koondame siis kõikide nende inimeste, kes siin raamatus on, allkirjad nendesse 2 eksemplaari. Nii et kui te siia ette tulete, siis tulge siit laua juurest läbi ja pange oma allkiri. Nii. Ja Edgarile sõna. Tegelikult on ikkagi see suure meeskonna töö, et lihtsalt
ma sattusin siia meeskonna. Aga aitäh kõigile, kes siin osalesid. Et see on tõesti nii, kui ma seda ise ennist ei rõhutanud, aga ise ei pea ennast oluliseks, et tõepoolest mina vahendasin karatemeeste arvamusi, mälestusi, et see on meeskonnatöö, et ei ole mina üksi seda raamatut teinud, et siin on ikka päris palju inimesi olnud. Teisena kutsuks siia ette Lepit Kolgi. Lepit Kolk oli siis väga pikka aega Eesti karatekoondise peatreener. Lepit, kas sa soovid ise ka midagi öelda? Kui sa nüüd sõna pakutakse, ma läheks kõike teravust, kes on praegu kohal. Ma näen nii palju vanu tuttav, aga Riho tegi suure töö, koostas selle raamatu väga hästi. Ja mis ma tahan öelda, et kui te selle raamatu ostate endale, siis siin on nende inimeste arvamused sees. Te saate vanade tegijate, te saate ise otsustada, mis on ja kes on kes. Ja tahaksin veel öelda siia juurde seda, et kui te oma lapsi või ise sellega hakkate tegelema, siis ärge unustage, et siin on mängus aastatuhandete filosoofia. Ilma selleta ei ole selle võitlus, õigemini võitlusalaga mitte midagi peale hakata. Siis tehke tervise jooksu parem. Aitäh! Nii, kolmandana kutsuks siia Ilmar Heinso, kes oli samuti Rein Siimu õpilane. Ja ma nüüd hakkasin ise seda raamatut üle lugema ja eile lugesin Ilmari intervjuud ja leidsin, et tal on väga niisugune huvitav ja tervemõistuslik ja mõnus niisugune seisukoht, et kahe sellise poole, mõnikord ka rivalitseva poole vahel, et siis sportlik pool ja siis niisugune karate kui kunsti, karate kui tee pool, et mulle väga see intervjuu meeldis ja siis muidugi peab ütlema, et Ilmar Heinso oli siis väga pikka aega meie juhtivaid kohtunikke, kes selle poolest oli kuulus üle terve Nõukogude maa ja nüüd ma pakuks sõna Ilmarile ka. Ma tänan, ma ei ole küll mingit kõnet siin nüüd ette valmistanud, aga tahaks minu roll oli rohkem sporti teenindada, nagu kohtunikud on. Kõige tähtsamad on spordis pealtvaatajad, siis sportlased ja siis kõige lõpuks kohtunikud, kes kõike seda asja katsuvad üle raamida. Ja eks nüüd on asjad edasi läinud, ei oska mina praeguse seisukohta, kui on tulnud videokohtunikud ja kõik muu niisugune juurde, mis tegelikult minu arust on karateeris natuke võõras. Jah, aga üks on endine, kohtunikud ei näimised midagi. Nii, nüüd võetakse allkiri Peeter Saarelt. Kuna Peetril on natuke raske liikuda, siis Ello võtab tema allkirja, mina räägin vahepeal juttu juurde. Et Peeter on selle raamatu tegemise seisukohalt ülioluline persoon, sest ma mõtlen, et kui teda ei oleks olnud, oli mulle mingis mõttes niisugune vaimne tugi, et siis oleks võimalik, et see raamat sellisel kujul ei oleks sündinud. Nii et Peeter on väga oluline inimene selle raamatu loomise seisukohalt. Aitäh, Peeter! Ja kui siin on inimesi, kes seda
karatemaailma niivõrd hästi veel ei tunne, kes ei ole raamatut lugenud, et siis Peetri kohta ikkagi peab märkima seda, et tema oli siis selle sportliku suuna alusepanija ENSV-s. Nii et igas mõttes väga tähtis figuur. Nii, nüüd läheb järjekord Tartu meeste kätte, kutsuks siia Rein Randlase. Paar nädalat tagasi Rein Randlane teatas, et ta tuleb, aga ma ei ole teda siin näinud, et vist ei ole Rein Randlane kohal. Nii, hästi, siis läheme edasi Igor Neemre. Ja Igor on ka Eesti karate raudvara selles mõttes, et minu arust ei ole olnud karateorganisatsioonis, karatesüsteemis mitte ühtegi positsiooni, mida ta ei ole eri aegadel ühel või teisel viisil täitnud sportlasest juhini, nii et täitsa ainulaadne mees, täitsa ainulaadne positsioon. Ja see intervjuu, ma soovitan seda kindlasti lugeda, et ma eile vaatasin selle üle. Et ma ütleksin, et Igor Neemre on väga energiline ja väga huvitavate mõtetega mees, et ma olin mõned asjad juba täitsa ära unustanud, et minu meelest on seda erakordselt inspireeriv ja värske lugeda, et seal on nagu sellist söakust ja teotahtelisust ja värskust, et kindlasti lugege mõttega läbi. Ja kuna Igor Neemre on ka ikkagi väga pikka aega olnud karate juures, siis ma arvan, et ta võiks ka meile rääkida midagi. Mis ma ikka teile ütlen? Ma ütlen seda, et intervjuu, mis sinna raamatusse sai, see oli hetk ja meeleolu. See oli täielik, see jutt, mis seal on, see on nii segane, et ma ise ei saanud aru. Kui keegi suudab selle läbi lugeda ja mulle selgeks teha, mis ma rääkisin, siis ma olen väga tänulik. Aga üks asi veel. Ma näen siin nii palju inimesi, kes on nii noored, et kuulge, tulge trenni. Võtame ärbsid kokku ja daamid ja teeme ükskord nädalast trenni. Trenn näeb nälja nii. Alustame rahulikult, lõpetame rahulikult. Ja ma täitsa soovitan, sest mujal maailmas on need treeningud, kus tulevad nüüd need inimesed, kes on läbinud siis kõik, kogu kadalipu, läbi tõrva ja traataia tulnud, tulevad kokku ja leiavad tegelikult selle, et see karate või üldse liikumine on äärmiselt vajalik ja tõsine tegevus. Nii et helistage Karate Föderatsiooni, mind ei leia, aga ma tulen kindlasti kohale. Ja teeme ära. Kes on poolt, tõstab käe püsti, kedagi ei ole. Aga mina teen ikka. Nii, edu kõigile. Ma nii palju täienduseks ütlen, et ma arvan, et tegelikult head intervjuud ongi need, mis sünnivad spontaanselt, mille puhul inimesed ei mõtle liiga palju, kuidas vastata. Et tuleb kõik hingelt ära öelda ja eks toimetamise käigus ta muutub nagu nii paremaks. Et mina tegelikult olen küll väga rahul Igor Neemre intervjuuga, ei pea seda sugugi segaseks. Nüüd annaks võimaluse tulla siia Jaanus Rahumäele, kes oli ka föderatsiooni juht. Kas Jaanus on siin koha peal? Tundub, et ei ole. Järgmine inimene on kohal, see on Ants Kass. Ants Kass on väga huvitav inimene, sest mina tegelikult ju ei ole karatesüsteemis, mina ei tulnud karatesüsteemist ja paratamatult ma puutusin kokku ka teatavate pingetega nende kahe poole vahel, millest enne juttu oli. Et teatavalt sellist rivalitsemist ikkagi on. Aga minu arust Ants Kass on see mees, kes on nagu igasugustest pingetest üle.
mina ei ole kohanud ühtegi inimest, kes tema kohta head sõna ei ütleks ja temaga on tõesti väga meeldiv koostööd teha. Selgituseks veel nii palju, et tema siis kõikidel nendel toonastel võistlustel oli arstiks, tegeles siis meditsiinilise abi andmisega. Ja kuna Ants on siin, siis ma arvan, et oleks mõistlik mitte teda lasta ära sõna võtmata. No mis ma teile ikka ütlen? See kurja juhul, miks ma päratesse sattusin seal, Lembit Kolk, kes kutsus mind selle võistlusele, ütles, et ega seal midagi ei juhtu, see põrand võimel. Ja siis võistluse esimest korda sattusin, siis läksin saali. Saalis kedagi ei olnud, läks lahti, valgus jahukotides meestud sisse ja pani koti maha, viskas pagaati. See on küll põrand võimel. Ega ma sellest töödega miks aru ei saanud, aga esimene matš ilmselt on seal raamatus kirjas, kuidas see toimus. Ja aeg on edasi läinud, ma tegin endale mõned asjad selgeks ja mis ma pean ütlema? See oli saamärane spordiala. Ma arvan nii, et ma olen elus küllalt palju vahetanud liigesid ja vist kõige rohkem puusaliigesid olen vahetanud karateed. Mul on selleks oma teooria. On olemas selline mõiste nagu asiaadi puus, mis tähendab seda, et kollased inimesed on vaatama suhteliselt kaali, nende kaasasündunud puusaliigese liikuvus on parem kui valgemehe. Nüüd Eestis hakati karateega tegelema, siis enamuses olid need mehed ja naised, kes olid tegelenud mingi muu spordialaga ja küllalt head. Need noored, kes on alustanud oma tegevusega noorest pealt saavutavad puusaliigeste liikumise asju paremini kui need, kes hakkasid hiljem tegelema sellega vägisi venitati, tekkisid liigeskapsli läbendid, mis kuhu tekkis omakorda verevaluded, mis suustusid ja pärast olid muuga liiges kiirem. Katsud Velsberg ütles, et ega see jalg rohkem tõuseb, kui tema massageerida. Kõige rohkem vahetada, nii et tere tulemast! Nii et kui paluda käsi tõsta nendel, kellel puusaliigest on vahetatud, siis tõuseks kätemeri, aga ma ei hakka seda paluma. Paluksin siia hoopis Mihkel Paljaku. Kas on Mihkel Paljak? Ei ole. Kaugemalt otsa mees, võib-olla ta siis ei saanud võimalust täna siia tulla. Kaugemalt otsa mees on ka Juss Kauts, pikk mees, peaks silma hakkama. Kas on keegi näinud Juss Kautsi? Ei ole Juss Kautsi? Ei ole. Nii. Siis järgmine mees on Kalle Põlluaas. Kalle Põlluaas on väga huvitav mees, mul tekkis temaga kohe väga hea kontakt ja ma ütleksin, et selliseid mehi on igas kogukonnas väga vaja, sest nad hoiavad seda kogukonda koos, nad väärtustavad seda, mida nad on teinud. No karates on muidugi neid tohutult palju, kes seda ala nagu ikkagi väga väärtustavad, terve oma elu on väärtustanud. Aga Kalev on veel kraadi võrra kangem, sest näiteks üleeile alles saime korraks kokku ja siis Kalev rääkis sellest, kuidas ta igal aastal hooldab Valeri Kojaloo hauda, käib haual ühesõnaga. Ja ma leian, et just nimelt need niisugused sädeinimesed, et nad alati nagu mõjuvad hästi mis iganes süsteemile, mis iganes alale, mis iganes grupile. Et selles mõttes Kalevile peab küll väga tänulik olema ja tal on ikkagi tohutult lai kontaktivõrgustik, vähemalt mulle tundub nii. Sest alati, kui on küsimus, et kus on see mees või millega tegeleb too, siis esimese asjana mina helistaksin Kalevile ja küsiksin temalt. Aitäh! Kalevile ka sõna.
karate on ilmselt see, mis meid siia tõi, kokku liitis ja läbi. Aitäh! Nii, nüüd paluks Alar Heichel. Kas on Alarit? Aha, on olemas. Taskendi meistrivõistlust Õbe, kas mäletate? Ei. Publiku lemmik. Nii, kas Alarile võib ka sõna pakkuda? Aitäh raamatu eest. Aitäh Lembitule, kes Rahumäe põhikoolis, kui ma olin 13-aastane, ja 12, 13, vaatas mulle sügava silma ja ütles, et mees, sa oled pool aastat siin jälginud meie trenne, et mida sa nagu mõtled, kas sa tahaksid ka teha? Mõtlesin jah, aga ma ei julgenud küsida. Ja siis Lembit ütles, et tule alla, pani mind Kivirannaga kokku. Ja me tegime pool minutit ja Kivirannas on mitte ühtegi punkti. Ja siis Lembit ütles mulle, ma võtaksin su vastu, aga ma ei tea, kas Siim lubab. Mul järgnes käik Siimu juurde. Siim vaatas mulle sügavalt silma, et sa oled see kõige noorem mees, kes tahab karateega tegeleda. Ma ütlesin jah. Et kas sa ikka tõesti tahad? Ma ütlesin jah. Siis järgnes mulle hästi kõva löök kolmnurka. Ma olin umbes 1,5 minutit pikali maas, sest ma osatasin oodata. Hinge lõi kinni. Ja siis Siim küsis mu käest, kas sa ikka tahad tegeleda karateega? Ma ütlesin jah, oled vastu võetud. Ja nii algas minu tee. Jah, Alar on väga huvitav see poolest, et neid mehi, kes karateega alustasid nii-öelda alaealisena, et neid oli vast 3-4 tükki, et ma proovisin seda nimekirja üks vahe teha, et seal oli tõesti paar nime, sellepärast et enamik neist ikkagi olid sellised ülikooliealised poisid, kes siis Siimu trenni läksid, et hiljem muidugi oli juba päris noori ka, aga sellel ajal kindlasti Alar oli oma nooruse poolest nagu silma torkav. Nii, ja nüüd on väga hea meel kutsuda siia ette Villu Mengel. Vot ma mõtlesin täna Villu Mengelit siin kohates, et võib-olla oleks temalt pidanud isegi veel midagi välja pigistama, sellepärast et ma arvan, et ta oli siiski ikkagi väga hea tasemega mees, et tähendab, siin viimastel päevadel oleme lugenud üle allikaid ja mul on jäänud mulje, et kas on Eestimaa peal üldse teist sellist meest, kes on nii mitu korda võitnud näiteks Allan Runnelit, et minu meelest Villu Mengel on saanud sellega küll rohkem kui 3 või 4 korda hakkama. Nii et tõesti nagu väga hea sportliku tasemega mees, Mart Rossmanni õpilane, et kui Villul midagi selle vastu ei ole, siis ma pakuksin talle ka sõna. Aitäh. Ja ma tahaksingi kõigepealt tänada Mart Rossmanni. Ma tahan tänada Igor. Selles koosluses, kus me koos alustasime, hirmusid meist just sellised, nagu me lõpuks saime. Aga kahjuks võin öelda, et tõeliselt tarkuseni jõudsin alles pärast seda, kui olin juba lõpetanud. Ja see on väga lihtne. Oluline ei ole mitte võit,
jälle võitnud. kui sa selleni jõuad, siis on küps, siis on valmis küps nii sportlasena kui ka isiksusena. aga me teame, et see sport on ainult üks lühike osa meie elust. ja see, kes me oleme pärast seda, selle saab olema alles tõeline väärtus. Aitäh! Et siia juurde võiks siis lisada, et on ju huvitav, et sellel alal tuli karatesse inimesi ka kergejõustikust, et Villu Mengel, Igor Neemre, Lembit Kolk, neil on ju kõigil tegelikult ka suurepärased tulemused kergejõustikus. Et siin me näeme jälle seda niisugust spordi võrgustunud nägu, kuidas üks ala inspireerib või annab midagi teisele alale ja sellest sünnivad siis omakorda uued suurepärased arengud. See on huvitav. Nii, see nimekiri on läinud nüüd üle inimesteks, kes ennekõike on siis sportlased. Ja ta on koostatud sellel põhimõttel, et kes siis nagu tähendab, ühesõnaga, millal keegi liitus karate süsteemiga, millal keegi hakkas sportima. Ja nüüd tulebki välja, et järgmine selles nimekirjas on Kaido Landalu. Et Kaidole ma pean siis, et Kaido paneb oma allkirja siia. Et Kaido on väga oluline inimene. Et kui ta jõudis veendumusele, et see raamat kujutab endast väärtust ja et selles raamatus on mõistlik, et selle raamatuga on mõistlik tegeleda, siis sellest ajast on ta väga palju nagu panustanud nii selle raamatu valmimise, toetamise kui ka kõikide nende ürituste, mida me teinud oleme, läbiviimise protsessi. Nii et ka täna siin Kaido oli juba tund aega varem kohal ja aitas neid asju siin korraldada. Ja olles temaga nüüd jupp aega koostööd teinud, siis ma peaksin ütlema, et ma ei tea, kas ma olen üldse paremat organisaatorit kunagi näinud. Nii et hämmastav mees ja ma annan talle siis ühe raamatu. Ja Kaidole ka sõna. Ma tahan tegelikult eelkõige tänada just Rihot, et ma ei ole suur lugeja, aga ma olen seda raamatut nüüd 2 korda peaaegu läbi lugenud ja see on tõesti fantastiline. Ma ütlen, see on nii palju, kui mina tunnen ja tean, see on karate ajalugu Eestis ja õudselt hea meel, et see on jäädvustatud ja ma tahan tänada ka kõiki neid, kes seda tõesti selle raamatu ilmumist, et ta täna siin on nii füüsiliselt kui materiaalselt toetasid. Aitäh kõigile! Kui Rein Randlast ei ole, siis ma eeldan, et ei ole ka Rinaldo Bachmanni, kuigi see kõlab üsna uskumatult. Kas keegi on näinud Rinaldot? Ei ole Rinaldot? Hästi. Läheme siis liidu meistri Andres Kaljo juurde. Kas Andres on siin? Ahaa, väga tore. Ja Andres Kaljo on siis üks nendest meestest, kes on nagu jäänud truuks võitlusaladele. Andres, ma pakuks sulle ka sõna. Et Andres on selles mõttes huvitav mees, et ta on tõesti jäänud tegelema võitlusaladega ja mis proovinud nad ikkagi kõik läbi, et igatahes see nimekiri nendest aladest, millega ta on tegelenud, et see on aukartust äratav, nii et kui mina peaksin küsima kellelgi ekspertarvamust erinevate asjade kohta, mis puudutavad kõiki neid täna populaarseid alasid, siis ma arvan, et ma pöörduksin tema poole, et see on tõesti nagu ekspert suure tähega igas mõttes, nii teoreetiliselt kui praktiliselt. Nii, aga nüüd on siin Vello Paraž siin, et
Vello on väga hea jutuvestja. Vello tegi küllaltki palju parandusi oma intervjuus. Mul on sellest ka päris kahju, sellepärast et ta tegelikult väga värvikalt kirjeldas inimesi, kirjeldas olukordi. Et see sai võib-olla natuke liiga lühike intervjuu, et kui saaks, teeks 2 korda pikemaks, sest selles intervjuus algsel kujul oli tõesti väga palju värvi. Et Vello on sündinud jutuvestja. Nii. Ja nüüd siis IVL-i järgmine oluline liige Margus Reintam. Et Margus on ka huvitav inimene, sest kui hakkasin seda raamatut tegema ja küsisin siis erinevate sportlaste kohta arvamust, siis oli hulk inimesi, kes arvasid, et 80-ndatel oli ta ikkagi üks kõvemaid tehnikamehi, et ta oli tehniliselt ikkagi väga heal tasemel ja aitas seda raamatut siis ka välja anda, nii et Margusele suur aitäh. Margus läks juba ära, siis nähtavasti ta ei tahtnud sõna võtta, aga läheme siis edasi. Eeldan, et Valdur on ka kohal, Valdur Peebo. Liidumeister Valdur Peebo tuleb, on olemas. Nii, Valdur on huvitav mees. Kui ma hakkasin tema tausta uurima, siis mulle öeldi, et temaga võib natuke raske olla, sest ta on erakordselt tagasihoidlik. Et Eduard rääkis mulle sellest, kuidas Valdur käis ülikoolis ja kuidas tema kaasüliõpilased ei teadnudki, et ta tegeleb karateega ja on saavutanud hulga tähtsaid tiitleid, et nii tagasihoidlik on ta. Aga enne kui ta ära läheb, kas ma võiksin sõna pakkuda? Minu jaoks karate emotsioonid, kui ma siia sõitsin, siis ma võiksin meenutada, et mis mul kõigepealt meelde tuleb. Tulid mulle meelde põnevad võistluspaik, näiteks Tallinna linnahall lava peal, 5000 inimest vaatab. Tol korral võib-olla nii palju seal ei olnud, aga see on meelde jäänud. Endla teatrilava on meelde jäänud. On meelde jäänud üks Nõukogude Lõunamaa vabariik, tema pealinn Almata, suur jalgpallistaadion, keset staadioni tatami maa pandud, õues 30+ kraadi, tatami tuli kuum. Sellised emotsioonid ei tule. Ja mul on hea meel, et nüüd raamat tuletab mulle võib-olla veel teisigi emotsioone. Aitäh, raamatu koostajad. Suurepärane, väga stabiilne sportlane sellel ajal on see au. Nii, järgmine inimene on kindlasti kohal, see on Veiko Veskiväli. Veiko on ka huvitav mees, sest ta oli aktiivne siis, kui oli juba taasiseseisumine käimas ja ka siis, kui Eesti juba oli taasiseseisunud ja see on siis mees, kes tegi võrdselt nii kumiteed kui ka katat, aitas luua Sotokani organisatsiooni ja soovitan seda intervjuud lugeda, et ta ütleb küllaltki julgelt, aga kindlasti on see väga õige, mida ta ütleb ja annaksin siis sõna ka. Tere ja ma räägiks mõne naljaloo. Kuna paljudel juhtudel, kui meie koondis sõitis võistlustele, siis juhtus nii üht kui teist. Kui sõideti Madridi rahvusvahelistele võistlustele, siis juhtus nagu see asi, et koondis jõudis Moskvasse, siis olid passid sõitnud Tallinna. Kui koondis otsustas, et nad ikkagi sõidavad Madridi, siis anti käsk Tallinnasse, et passid tagasi saata. Passid jõudsid Moskvasse, ma võtsin passid kaasa ja läksin Madridi saatkonda, ütlesin, et me oleme niisugused mehed.
Tallinnast ja lähme rahvusvahelistele võistlustele Madriidi ja meil olid kohe viisasid vaja, need on homme vaja, sest meil on lennuk õhtul, järgmine õhtul. Saadik vaatas, et brošüür on olemas, mehed on olemas, müts tuli hommikul järgi. Ja hommikul viisad kätte, siis oli lennuk läinud. No, siis sai suure surmaga kuidagi läbi Tallinna lennukipiletid ja kui me Madriidi jõudsime, siis me suutsime isegi veel võistelda, aga mitte väga edukalt. Teine hea naljalugu oli see, kui ma ei mäleta, kas see oli Iokil, kus me käisime, kui Edgar organiseeris ETKVL autost suurepärase purjepaadi ja koondis sõitis siis Tallinnast välja Helsingi poole. Peale Aegnat, kui oli maatuul, siis Tallinnast Aeglani oli väga ilus sõit, aga Aegnas edasi läks laine 3-meetriseks ja kogu koondis oli all laevas trümmis pikali vaas ja näost valged ja ei tahtnud keegi ühtegi sõna rääkida. Indreku Karus tuli alt ülesse. Kuna meie olime Kabritsaga mitte väga merehaiged, siis meie olime seal kapteni juures lõbusalt juttu rääkimas ja Indrek tuleb alt üles, vaatab palge näoga meile otsa, ütleb, et mul on nii paha olla ja külma värinad. Et mis ma teen? Ma ütlesin, meie sinna Petikusse, Petikule üleval laeva selle lae peal ja Indrek läheb sinna, istub seal natuke aega ja tuleb välja veel valgema näoga. Ütleb, veiks, ütlete selle kaptenilt, selle küla natukeseks ajaks seisma paneb. Nii õudselt kõigutab. Noh, ei lõbuseid lugusid oli palju. Vaat neid lugusid tuleb ka talletada sellepärast, et spordiga ongi tihti see probleem, et on ainult nagu tulemused, on ainult nagu niisugused kuivad faktid. Aga sport on harva kuiv, sport on tegelikult väga mitmekesine, väga huvitav, väga seiklusrohke ja naljakas ala ka. Nii et selles mõttes kindlasti mõelge ka oma lugudele ja eks need siis saavad ka ühel päeval kirja. Aga nüüd paluksin siia Erik Türti. Erikul olid ka väga huvitavad lood ja ma ütleksin, et tema on suurepärane loojutustaja. Suurepärane loojutustaja ja ikkagi väga andekas sportlane, sest ta kuulub ühtlasi ka esimeste sekka, kes siis murdis välja siit meie riigi piiridest Euroopasse ja ma annaksin nüüd Erikule ka sõna. Ja see oli hästi-hästi põnev aeg ja mina, nagu paljud siit kergejõustikust läksid karatet tegema, siis mina olin see mees, kes oli enne seda judot teinud 7 aastat. Ja siis, kui lõpus karateesse jõudsin, siis muidugi hakkas kandlasti see kahevõitlus meeldima ja kui kahevõitluseks läks, siis ikka tahtsin kõik kohe selli tõmmata, pikali heita ja siis selline judo kool lõi välja ja selline heitmis huvi ja selline põnevus on siiamaani, et kui ma ka poisse õpetan, siis proovin ikka see jala taha panemist ka õppida. Aga kui ma judosse läksin, siis oli see samamoodi, see vana kool oli niimoodi, et pandi kohe poisid proovile ja Andres Lutsar oli siis minu õpetaja. Ja 7-aastane poisina hakkas mind siis nii kõvasti heitma, et pärast seda, kui ma selle esimese proovi olin läbinud, siis ikkagi pea lõhkus ja paha oli olla ja oli küll tunne, et siia see nüüd kõik jääbki. Aga järgmisel päeval oli juba enestume parem ja olin jälle teiste poistega rivis ja ise võitlusse siis hakkaski minus ja Tatamil. Hiljem läksime karateesse, seal Mart Rossmann oli treener, Illu Mengel ja Igor Neemre, aga siis meetodid olid ka teised kui praegu, et pandi kiibatantšisse seisma ja siis olime 1,5–2 tundi järjest tegime koolilööke ja kui järgmine kord uuesti saali läksin, siis oli näha, et ikka päris pooled ei olnud läinud, aga väga suur hulk oli siis olid kadunud ja nii see selline treenimine ja selline vintsutamine käib ja tänapäeval natuke teistmoodi. Natuke lihtsam, natuke pedagoogilisem ja kuna rahvast ja nii palju ei ole enam ja populaarsust ka mitte niivõrd, siis peab hoidma neid, kes tulevad.
ja muidugi tänan kõik oma õpetajaid ja kõiki karate harrastajaid ja eestvedajaid selle aja eest, sest see oli tõesti põnev aeg ja kui me kõike seda meenutasime ja kirja panime ja natukene arutasime, siis tekkis väga meeldiv ja mõnus tunne ja ma arvan, et kui kõik seda raamatut loevad, siis kõigil on ainult positiivsed emotsioonid sellest ajast. Aitäh! Vaat Eerik on huvitav veel see poolest, et ta on, kui ma õigesti mäletan, siis 1983. aastast juunioride meister. Et ta on see põlvkond, need poisid, kes oma sünniaasta poolest kannatasid tegelikult mingis mõttes kõige rohkem. Sest nemad jäävad just sinna, kui nad hakkasid juunioridest välja tulema ja oleks pidanud hakkama nüüd meie tegusid tegema, tuleb keeld, eks ole, 84 kohe peale. Aga vaat on huvitav sellepärast, et ta ei lase ennast sellest segada, ta vahepeal väeteenistuses, ta tuleb tagasi, ta treenib edasi ja siis põhimõtteliselt kohe, kui see asi uuesti hoo sisse saab, siis ta läheb väga hea hoog edasi ja teeb oma tulemused ära, nii et kindlasti üks olulisematest sportlastest, ma arvan, et tasub siis jah minna tema juurde kooli karateed õppima. Nii, aga nüüd ühe inimese ma siit vahelt jätsin ära, sest enne Eeriku tegelikult tuli karates Jaak Salumets, kellel paluks tulla. Ei ole Jaaku? Jaak Salumets, korvpallitreener, et väga huvitav mees, kes on korduvalt rääkinud sellest, kui oluline siis ikkagi see karates saadud kogemus või õppetund oli siis nende saavutuste juures, mis tehti ära korvpalliplatsil. Aga nüüd Eerik Tülti järel siis minu arust tulebki nagu nüüd siis selline põlvkonna vahetus Eesti karatesse sisse ja siit esimesena siis on välja nopitud Ivo Kolk, suurepärane sportlane, peaks olema kohal. Ei ole? Kas ei ole Ivot siin? Ei ole, selge. Aha. Nii, Lempit esindab Ivot ja saab tema raamatu. Nii, aga siis on see eriline au, et siis järjekorras järgmine ongi üks ja ainus maailmameister Marko Luhamaa. Et maailmameistrid tegelikult ei ole vaja kommenteerida, sellepärast et ta on juba oma tegudega kõik ette ja taha ära kommenteerinud. Et on ainult üks suur sära. Aga Marko, äkki sulle veel sõna ei taha? Marko rääkis juba, aga ma arvan, et Markol oleks ka hea meel, kui ikkagi keegi siis kunagi tema kõrval astuks, et tehtagu ära. Antagu lisa. Nii, ja nüüd siis ka väga hea sportlane Dmitri Teplõh. Ei ole Dmitrit? Ei ole. Nii, ja sealt edasi hakkab vist juba tulema veel üks põlvkonnavahetus, nüüd päris noored sportlased 90-ndatel sündinud. Pavel Artamorov. Ei ole. Pavelit ei ole, nii. Ahaa, okei, nii. Siis ülejäänud sportlased on teatanud, et nad ei tule. Et siis on meil siin mõned inimesed, kes raamatusse kirjutasid oma loo ise. Mingis mõttes, ma loodan, et nad ei tunne ennast kuidagi nagu ei tunne, et nendega on käitutud ebaõiglaselt selles mõttes, et nad on kuskil keskel. Et mina ise väärtustan seda osa tegelikult kõige rohkem, sest raamatu koostaja seisukohalt on alati kõige parem, kui inimene paneb oma loo ise kirja nii, nagu ta seda nägi, sest lahendus alati võtab midagi maha, et selles mõttes väga tänuväärt, et osa inimesi sai oma mälestusi ise talletada. Et siin esimene on nüüd siis Leonid Mihhailov. Ainulaadne mees, Rein-Siimu õpilane, võitis siis esimesed Eestis korraldatud karate
võistlused, nii et igatepidi ajalukku jäädvustatud suunanäitajana. Nii, aga kas võiks sõna anda ka? Ma lihtsalt tuletan meelde, et peale seda, kui me 1,5 aastat Rein Siimu siis esimeses karate treeningrühmas tegutsesime, otsustas Rein, et teeme võistlused. Ja võistlused toimusid Tipi Kopli hoones. Ja oli vaja siis, võistlused väga lihtsalt, kehakaal ei olnud. Ja ma muidugi ei julgenudki oodata, et mul seal võistlusel hästi läheb ja ma ei kutsunud ühtegi tuttavat sinna võistlusele, sest mõtlesin, et kindlasti mul seal hästi ei lähe. Aga huvitaval kombel siis oli turniir, kus pidid kõigiga võistlema, seal oli 13 osavõtjat ja punktide kokkulugemisel selguski, et sain võitjaks ja olin küll kõige lühem mees järjekorras, aga juhtus niimoodi seekord. Aitäh teile! Nii, ja nüüd paluks siia Mait Schmidti. Mait Schmidt toetas ka selle raamatu väljaandmist, kirjutas ise oma loo, nii et suur aitäh talle. Ja ka huvitav mees selles mõttes, et on nagu mitmel alal silma paistnud ka males, ka golfiga nüüd viimasel ajal ja annaksin talle sõna. Aitäh, ma rõhutaksin hoopis ühte teist külge, et kui ma alustasin 70ndate lõpus, siis ma olin vist 16-aastane noormees ja kindlasti ma ei olnud veel välja kujunenud, mu isiksus ei olnud välja kujunenud. Ja austatud treener Ilmar Heinso on ka siin, et sattusin tema trenni ja need treeningud olid äärmiselt nõudlikud. Peale sportliku poole loomulikult siis vaimne pool ja meditatsioon ja etikett ja keskendumine ja distsipliin, et kõik need asjad kokku, ma julgen täna öelda, et see oli nagu kasvatus ja ma täna paneks, arvatavasti kõik ütlevad, et isa-ema kasvatus on kõige tähtsam ja mina julgeks panna selle karate trenni ja see karate isa-ema järgi teisele kohale, et see andis meeletult mulle mu ellu küll tagasi vaadata ja et tänu karateele ma arvan, et ma sain palju paremaks inimeseks või kujunesin heaks inimeseks ja edukaks inimeseks ja kui ma pärast valisin golfi endale või sattus golf mu teele, siis oli ääretult lihtne hakata golfi mängima ja täna ma vaatan tõesti tänutundega tagasi. See aeg ei olnud minu jaoks pikk 5-6 aastat, aga see oli ülitähtis minu kujunemisel. Et kui siin on lapsevanemad ja paljudel on lapselapsed, siis kas võib-olla selle pärast tasub panna nad trenni. Aitäh kõigile! Nüüd on oluline persoon, see on Jüri Post. Et Jüri Post kirjutas oma loo. See lugu on tegelikult väiksemas mahus varem ilmunud ühes teises raamatus, aga Jüri tegi siia vajalikke täiendusi ja ma ise pean selle raamatu üheks kõige olulisemaks osaks, sellepärast et see nüüd on sügav sissevaade sellesse, kuidas siis sünnib maailmameistri tiitel ja ei saa Jürit kuidagi lasta ära siit ilma sõna. Küsisid asja, et kas veel tuleks suuri medaleid meile, et kuidas tuleks. Mina arvan ikkagi seda, et meie ju Markoga elasime ju olümpiamängude lootuses. Et kui nüüd see lootus uuesti tärkaks ja tekiks, et ma usun, et siis tärkaks ka huvi jälle rohkem, sest et
no millest me puudust tundsime ikkagi väga suures osas sellest, et rahvusvahelised võistlused, kõik laagrid nõuavad raha, lõpuks Marko organiseeris ennast lausa ju mäestikulaagrisse ja nii edasi. Et probleem on selles, et lihtsalt klubidel ei jätku nii palju raha ja võib-olla ei leia ka sponsoreid nii kergesti, et kogu seda teekonda üldse nagu vaimselt pihta hakata ja alustada mõttes edasi minna. Kui oleks olümpiaala, siis oleks asi selgem. Näiteks Marko puhul oli ju ta 10 aastat sisuliselt Euroopa 6 hulgast oleks kogu aeg raha saamise nimekirjas olnud. Ja sealt õnnestus küll sponsorite abiga ikkagi tippu jõuda, kui tuleks riiklik abi selles suhtes, siis oleks palju kergem selliste suurte tulemuste peale mõelda. Aitäh! Ja mul isiklikult oli mitu sügavat jutuajamist selle raamatu tegemise ajal Jüri Postiga ja see andis mulle väga palju ja mus on tekkinud pilt või õigemini arusaam või õigemini ma ei imesta, et just tema käe alt tuli maailmameister, sest Jüri tundub väga ainulaadne isik, et ühest küljest Marko Kaljuveer ütles ka sedasama, et tal on nagu väga tugev tunnetussfäär, samas miski erakordne analüüsivõime. Nii et ma arvan, et tegelikult jah, et see ei ole päris juhuslik. Ja Jüri toetas ka selle raamatu väljaandmist, nii et väga suur aitäh. Ja nüüd kahjuks, mida mina proovisin natukene ka teha, et ikkagi valgust lasta ka nendele üksikutele naisfiguuridele Eesti karates, neid ei olnud palju, sest naistele komiteevõistlusi praktiliselt üldse tol ajal ei olnud. Aga midagi siiski 90-ndatel tulevad naised üsnagi võimsalt. Ja paluksin siia Kersti Ruudu, kes ka oli nõus siis natukene kirjutama nendest naistest, et ma arvan, et see ikkagi väga palju andis sellele raamatule juurde, et muidu tõesti oleksid naised jäänud vaestlaste rolli. Ja anname Kerstile siis sõna ka, sest täna rohkem naisi siin ei ole, et siis saab. Ja, aitäh. Ja mina tahaks öelda seda, et kuigi me kõik oleme siin nüüd võitlusaladega tegelenud, siis selle võitluse võitis Riho Paramonov. Aitäh sulle! Nii, ja nüüd Andrus Mägi. Kas Andrus on siin? Andrus Mägi, ei ole. Läks ära juba, väga kahju. Andrus saab siis oma raamatu hiljem. Andrus Mägi oli ka juunioride meister samal aastal kui Erik Tölp 83. Et tema on siis ka üks nendest, kes sai nagu kannatada selle karate keelu tõttu, et täpselt see sama aastakäik, eks ole, kellel pisti puruks need edasised võimalused. Aga tal on siis ka oma roll karates, ta tegi Tartus Tarante nimelise klubi, oli ikkagi väga hea treener. Klubi lõi ta samal ajal, kui oma klubi lõi Jüri Post. Et see on ka üks huvitav peatükk Eesti karate ajaloos. Nendest klubidest tasuks üldse tegelikult pikemalt juttu teha. Nii. Nüüd Valvo Koormeister. On Valvo Koormeister? Ei ole. Aga nimekiri hakkab juba lõppema, et Marko päästa koolukonna. Et nimekiri hakkab juba lõppema ka, et siin on 2 nime veel. Leino Laurimäe. Leino ei ole küll otseselt karate sportlane, aga tal on väga tähtis roll selle raamatu tegemise juures. Mingis mõttes ei oleks seda raamatut üldse saanud hakata tegema ilma Leinota ja ta on Eesti karate veteranide ühenduse
juhtfiguur praegusel hetkel, nii et tema siis haldab ka seda kogu, raamatukogu, mis Rein Siimust alles on jäänud ja siis jagas minuga väga lahkesti ka neid materjale. Ja noh, need materjalid õnneks said siis tagasi viidud, nii et kui keegi hakkab teie seast karate ajalugu uurima, et siis peate Leino poole pöörduma. Ja ma võib-olla siis annaks Leinole ka korra sõna või? Mul on olnud õnn 92. aastast alates olla Rein Siimu õpilane ja ma pean teda õpetajaks veel tänase päevani. Ja see, mis te siin olete esile toonud, et see sisemine säde, mida te olete saanud karateest ja mida Rein õpetas tai chi võtmes elu lõpuni, siis see säde on, ma arvan, see, mille nimel on Rein kõvasti vaeva näinud ja see on nagu head tulemust andnud. Aitäh! Nii, ühe väga olulise inimese olen jälle siit nimekirjast suutnud vahele jätta. Jüri posti järel pidi tulema Raivo Kütt. No Raivo oli siin, et ju ta ikka on siin praegu ka. Et no vaat, Raivo ma paneksin sinna samasse kategooriasse, kus on Ants Kass, et inimene, kelle kohta kõik ütlevad ainult häid sõnu, sest tema teod Karate Föderatsiooni juhina on olnud tõesti sedavõrd suured. Ja enne kui Raivo ära läheb, ma annaks talle veel korra sõna. Aitäh, kõik on juba kindlasti väsinud, aga mis ma tahaks öelda, et karateega seostub mul siuke mõte nagu tunne õigemini nagu uhkuse tunne. Ja ma ei räägi praegu Marko võidust, aga ma räägin sellest enne nii-öelda presidentuuri aega, kui sa ise tegeletud sellega Lembit Kolgi juures. Ja esimene kord oli, ma mäletan väga selgelt, oli see Kadrioru tennisehallis, kui mu esimene treener Peeter Tibo tuli esimest korda Eesti meistriks, et see uhkuse tunne, mis valdas, see oli nagu meeletu. Ja teine oli siis see, kui mu teine treener Andres Kaljo, kes oli ka enne siin, tuli liidu meistriks. Seda ma kuulsin siis parasjagu raadiost, aga ma mäletan seda kohta ka, kus ma autoga tol hetkel Pelgulinnas seisin, et see oli nii uhke ja see oli nii palju energiat, et see oli isegi siiamaani meeles, et väga loodaks, et seda tunnet saame veel kogeda. Aitäh! Ja nüüd korraks tekkis segadusmoment. Eduardit ma siin ei näinud, et Eduard ei ole tulnud vahepeal. Ei ole. Aga tuli värske info, et on tulnud Rene Toome. Kuigi ma teadsin, et Renet siin täna vist ei ole, aga kui ta on siin, siis paluks tulla. Vaat kuna Renet ei ole minu nimekirjas, kuna ma teadsin, et ei tule, siis ma ei oska praegu öelda ka, millises kohas ta oleks pidanud tulema. Aga ta oli ikkagi üks varasematest tegijatest. Kas anname, Rene, annaks sulle siis sõna ka, kui sa juba siin oled? Nagu öeldakse, universumis juhuseid ei ole, nii et see, et ma sattusin ja karatesse, see ilmselt oli ette nähtud. Ja mul oli lihtsalt hea meel näha seda seltskonda, kellega kunagi koos tegime. Ikka rõõmsad ja energiat täis, nii et edu teile kõigile. Ja juba tegin kindlaks, et Rene tuli karatesse üks aste enne Põlluaasa, on õige? Nii et ikkagi üks varasematest tegijatest. Ühel ajal, selge. Nii, okei. Ja nüüd viimane inimene, kujundaja Marge Pervik-Kaal. Kas Marge on siin? Et kui me hakkasime seda raamatut tegema, siis ma hoiatasin Marget, et see tuleb raske projekt, sellepärast et kui on erinevad inimesed, siis alati tuleb väga palju parandusi, väga palju ümbertegemisi. Ta soostus selle töö ette võtma, ma loodan, et ta ei kahetse, sest see, mis järgnes, no ma arvan, et nii keerulist raamatut teist
pole võimalik enam teha, nii et Marge pidi selle kõik omal nahal läbi tegema, et mul on väga kahju, et ma ei saa teda siin praegu tänada, aga ma arvan, et sellega on siis praegu kõik, et kui keegi tunneb, et ta on ebaõiglaselt kõrvale jäetud mingi vea tõttu, siis astugu aga ligi ja vaielgu vastu. Aga mina praegu lõpetaksin, et suur aitäh teile veel kord, et see oli erakordne au ja ma loodan, et ei ole väga pettunud. Ja ärge ära minge, palun. Kõik need, kelle asjad veel on minu käes, kelle materjalid on minu käes, et need on mul kaasas, et ma proovin need teile kätte anda ja ülejäänud, tulge teie siis siia laua juurde, siis saate natuke ennast siin värskendada ja klaasi kokku lüüa. Me paluksime. Aitäh teile!